Keda me tahaksime tänada? Loomulikult me tahaksime tänada seltsi esimehi läbi aegade. Aga kuna Arnold Rüütli me palusime, et ta kirjutaks siia raamatusse sisse, Eilati raamatusse, et jääb midagi ilusat ja helget mälestust, siis seltsi auesimeest ja siis ka seltsi esimeest varasematel aegadel ju Arnold Rüütel on seltsi esimees, siis Vootele kingime ühiselt lihtsalt Loodusfond aastaraamatu, sobib nii? Ilma sissekirjutust. Ja juba, kuna Arvo Iitalit täna ei ole meie keskel siin, aga siis teise raamatu sümboolselt me kingisime Juhan Telgmaale. Et kingime sümboolselt praegu Jaan Eilati raamatut Hitse haljenda. Ja vist oli nüüd mõte, et tunnustame seltsi raudvara töötajaid vist kõigepealt Enn ja Ave Loigu. Ave on ju olnud pikki aastaid Eilati juures ja Enn seltsi teadussekretär, nii et teilegi mälestuseks. Nii, kas Tiia ja Jaan Pihlap ja Kersti Fjodorova ja Virve Raidmäki, ma ei ole täna neid meie hulgas näinud, on nad keegi? Ei ole, aga küll on Ludmilla Tverdov-Lepp meie hulgas. Luda oli pikka aega seltsi raudne leedi, kes niimoodi hoidis kõik võõrad inimesed, et ükski ei pääsenud temast mööda, kui tahtis Eilati juurde tungida. Väga tähtis inimene ja väga kauaaegne seltsi juhatuse liige ka. Nii, aga nüüd ma pakun sulle, Vootele, et võta, sul on nimekiri ees, et võta juhtimine üle. Mul on nimekiri ees, jah. Et Andres Tõnissoni ma pole ka täna meie hulgas näinud, küll Jaak Jaakut. Ja siis kindlasti nimetame siin Anu Sillaotsa nime, sa vist ütlesid juba. Veel ei öelnud Anu Sillaots loomulikult ja tema on nii-öelda ka tema abikaasa Tiit Sillaots tähendas seltsile väga palju ja Anu on Tallinnas üks eestvedajaid meil. Siis Tiiu Palover. Tiia ja Jaan Pihlap. Rista ja Andres Pohla vist on... Rista ja Andres on olemas, nii et... Virve Raidma ja Anu Ideo said nimetatud, eks ole. Aga nüüd meil siis inimesi meil üle Eesti. Olav Šmeit, ta vist meie hulgas ei olnud enne. Siis Silver Sild, kutsun mitmed kaugkesi. Helle Tulviste, Tõnu Lindeberg ja Antoniina Pettai. Seltsi Varstu osakond on tegelikult praegu seltsi kõige suurem osakond, üle 100 inimese ja kes korralikult niimoodi on liikmetena, maksavad liikmemaksu ja kõik muid asju, nii et isegi tänu Silveri tööle loomulikult. Ta on
Vello Tenksi tõsine järeltulija. Rein Mägi. Kitzbergi osang on just see, kes nagu neid seltsi ekspeditsiooni traditsiooni vedanud. See aasta käisid Venemaal Karjalas, eelmine aasta 6 päeva Leedu rahvusparkides ja nii edasi, nii et fantastilised kujud on need Kitzbergi mehed. Ja nüüd ma ütleks kohe mitu nime järjest, läheb meil kiiremini. Liia Iga, Olav Renno, Toivo Univer, Anne Nurgamaa. No nii, Toivo Univeri juures väike katkes, nemad on ka nii-öelda need abjamehed ja pollimehed ja mulgid, aga juba Anne Nurgamaa, tema on meie Virumaa praegu kõige suurem tegija. Alutaguse pealik. Ülle Anier, Maido Urbas, Ene Sirk. Ülle Anijärv on, kuidas selle, anna korra võib-olla Üllele mikrofon, kuidas selle lasteühingu nimi on, kes sul seal märkab loodust? Lasteühingu nimi on MTÜ Looduse Märkajad, kes on kindlasti Hansla järglased. Jaan Tiivoja, Kaie Käär. Jaan Tiivoja on see mees, kes oli Eesti esimese koolimetskkonna rajaja, kui ma nüüd õieti mäletan. Peaks olema. Kui ta meie hulgas on, väga suur aplaus. Vello Tenks oli teine, Jaan Tiivo oli number 1 mees. Ja jätkan nimede lugemist. Kalev Tihkan, Jüri Kusmin. Ja nimetaksin Jüri kõrval ka Maie Kusmini veel ära, sellepärast eks nad koos loevad Eilatit siis. Aga Sillaotsa talumuuseum on selline koht, mis on tõesti nagu seltsi üks kodu. Nadjesta Tšerkošina. Nadjesta Tšerkošina on meie Narva juht ja gümnaasiumi direktor, nii et Nadjesta peaks olema kohal. On. Aga siis Tiiu Pärn ja Edi Lelov. Meie Pärnu inimesed meil oli ja meie hulgas on Katrin Pärn ilmselt ja tema ema Tiiu Pärn. Nii et eks ema annab tütel ka raamatut lugeda, ma usun. Aga lähme edasi. Heik Past. Heik Past, mina mäletan 80-ndatest oli meie looduskaitseseltsi aseesimees, nii-öelda Kehtna mees ja Eilati lähem kaasvõitleja ja me oleme kokku puutunud Paluküla, Hiiemäe teemadel
ja tegelikult sügav tänu ja kummardus Heikile ja vastupidavus sulle, tähendab, sa oled ikkagi tõsine looduskaitse meie mees ja kui sul seal kohapeal tegelast natukene liiga tegid, siis see oli tegelikult nende poolt julm tegu, aga ärme sellest pikalt räägime. Sa tead küll, et ma räägin sellest Paluküla Iiemäe Revimäest, et su vastu kasutati natuke halatud võtteid, aga tegelikult sa oled looduskaitsja hingega nii-öelda selle Kehtna mees. Mina jätkan. Rein Berloko ja Olev Kalmus. Nii, oli ka Tiit Petersoo nimekirjas, jah? Et see on ju meie Rapla osakond. Kutsu Tiit ka, jah, kohale. Tiit Petersoo. Ja anna võib-olla korraks Tiidule ka sõna, Tiidul on alati midagi helget ütelda meile. Ja meie lähme tagasi Kirde-Eestisse Vladimir Mirotvortsev. Tema on meie Sillamäe pealik ja looduskaitse Eesti auliikmeks valisime ta 2 aastat tagasi Käsmus ka. Tal, kui ta tervis lubas, nad eestad sealt Kastina 8 tulema, aga vaatame, kas Vladimir on olemas. Ikka tervis oli, jah. Ja nüüd Räpin osakond. Enu Mäela, Liivia Mälton, Oskar Tuvik, Enn Reinvee ja Kersti Murumets. Väga hea. Tervisi Oskarile. Oli ka Enn Reinvee ja Kersti Murumets. Ja Saaremaalt Leo Filippov ja Reet Viira. Ja jõudu Reedale, et ta oma ema Elvi Viira tööd sama hoogsalt jätkaks, et jõudu Reet sulle juhtimisel. Ja Sondast Hillar Mängel ja Peedu Erm. Ja Saima Kink Suurejaanist. Ja Eino Laur Türilt.
No siis Salme välja taga, Tuhal osakonnast. Jah, et meie pidi tulema ka koos temaga Ants Talioja, meie seltsi auliige, aga kahjuks jah, ütleme, hommikul oli palavik ja ta palus lihtsalt kõiki seltsi inimesi tervitada enda poolt. Ja nüüd jõuame siis Tartu osakonnani, kus me oleme Taaja Liibusk, kellel minu märkmete järgi on ka täna sünnipäev. Ja Rein Laiverik ja Vaike Hang. Vorstosakond sai vist juba ette nimetatud. Hele Tulviste oli puudu, Hele Tulviste oli kindlasti nimekirjas meil. Hele Tulviste on nimekirjas. Tema on kuulsa Mõniste kaupluse pidaja nüüd. Õigemini Mõniste muuseum, jah. Ja ma igaks kordan üle, kuna tõesti siin oli plaksutamise tihedalt, et vorstosakonnast sai ette loetud Antonina Pettai, Tõnu Lindeberg, Helge Tulviste, Silver Sild, aga minu meelest vist oli Antonina ka, jah. Aga nagu ikka, kõikide loetelud võivad osutuda ekslikuks, häid inimesi on meil siin palju, aga minu käes olev nimekiri on minu jaoks praegu hetkel. Ei ole veel täielikult, sa ühe nime jätsid välja. Vaata täpselt üle. Ei. Proua Maie Saaremäelt, see on kenasti kirja pandud. Õigus. Ja mina tänan seltsi auesimeest, president Arnold Rüütlit. Mina tänan ka kõiki seltsi asutajaliikmeid, auliikmeid, liikmeid, kõiki osakondi üle Eesti, kes me täna siia oleme kokku tulnud. Ja teie kaudu ma usun, et saab edasi anda ka tervitused kõigile seltsi liikmetele, sest meid on ju tuntavalt rohkem, kui me täna siin on. Aga mul on tõsiselt hea meel, et me oleme säilitanud sellise noorusliku sära ja seltsi kõige suurem väärtus on tegelikult see seltskond, kes seltsielu elab, Eesti meie looduse kultuuri väärtuste eest seisab. Me peame oma ideid ja mõtteid levitama, kuuldavaks tegema, omale liitlasi ja tuge otsima. Meil on usk ja tahe hoida Eestit, meie loodust ja kultuuri ja kindlasti meil on ka kohustus. Ainult tugev rahvas ja tugev selts suudab kõiki neid suuri ülesandeid, mis meie ees on, täita. Aga nüüd on lihtne aeg
võtta üks tassike teed või kohvi, natukene veel pirukat ja ma mõtlen, et siis mõne aja pärast juba SES-i osakondade bussid hakkavad üle Eesti taas kodu poole vurama selle teadmise, selle jõuga, et me oleme päris nooruslik seltskond, ja meile pakuti siia Eesti Rahva Muuseumisse mannekeenide kohta.